Phoenixbet on omadele toeks korvpallist kuni rallini. Phoenixbet, panustame omadesse. Jyväsküla ralli on lõppenud, Soome ja Eesti autoralli meistrivõistluse ühisetapp ja nagu näha, auto, mis sõidab siia keskele, on Eesti meeste auto, Jaspar Vaher, Rait Jansen. No, vägeva võistluse mehed tegid ralli teises pooles, edestasid nii Esa-Pekka Lappid kui Mikko Heikilat ja võtsid selle ralli võidu ja see on meestele siis absoluutarvestuse võit ning väga võimas sooritus. Jaspar Vaher, Rait Jansen, tässä pyksulokan voittajapari. Ja sieltä kun saadaan kuollaan käteen. Noin. Istu, kyllä. Nagu näha, autostamisseremoonia oli suhteliselt tagasihoidlik, aga auhinnad on kätte antud, sampus pritsitud ja nüüd vaatame, mida Jaspar Vaher ja Rait Jansen ise selle ralli kokkuvõtteks rääkisid. Jaspar Vaher, Jyväsküla ralli võit, Soome meistrivõistlused, Eesti meistrivõistlused kokku. No mis emotsioon on, sa oled näost nagu tavaline, nagu poleks midagi eriti juhtunudki? Ei, eks loomulikult rõõmustunne on, et ei oleks osanud sellist asja oodata, aga kuidagi päeva teises pooles me kuidagi suutsime, ma siis ei oskagi öelda, kuidagi paremini sõita või ju siis võib-olla meile midagi sobis paremini, et ei oskagi nagu midagi öelda, et mis selle seletus nagu võiks olla, aga ei iseenesest nagu sobis, et terve päev oli tegelikult päris okei rütm ja kõik sobis. No kui me rääkisime 2 kiiruskatse enne lõppu, sa ütlesid, no ei me seda liidri kohta ei suuda hoida, et kas sa natuke nagu bluffisid ka, et ennast nagu alla tõmmata või no tegelikult sa Salamas, ma usun, vast ikka ootasid seda, et sa suudad hoida? No, eks ma sisimas ikka pean ju lootma, et ma suudan hoida, aga ma ütlen ausalt, tegelikult ma väga ei uskunud seda, kuna ikkagist katsed on niivõrd legendaarsed ja eks kindlasti ei taha kuskile vabandust taha pugeda, aga kindlasti on siin teistel võib-olla natuke rohkem kogemust, et tõesti ei osanud seda oodata, aga see vihm ka kindlasti võib-olla tegi olusid kuidagi võib-olla siis võrdsemaks, võib-olla mõne jaoks paremaks, võib-olla mõne jaoks kehvemaks, just et see ka kindlasti võib-olla mängis kuidagi kaardid rohkem meie kätte. Kuidas seal libeda peal sõita oli sinu enda vaatest? Tegelikult oli üllatavalt okei, et me küll sõitsime selle keskmise Segurefiga, aga see töötas üllatavalt hästi, et võib-olla isegi mingid kohad olime üsna tagasihoidlikud, aga selle viimase katse peal tegelikult ei saadanud üldse nii kõvasti, et pinnas oli liivane ka ja siis see vesi põhimõtteliselt läks sinna sisse ja seda vett nagu väga näha isegi ei olnud, et tegelikult oli üllatavalt okei. No kui nüüd vaadata korraks 2 viimast rallit, Rootsi ja nüüd see Soome ja seda kiirust, et kas võib öelda, et kvalitatiivselt oled ikkagi nüüd teinud mingisuguse sammu edasi ja jõudnud päris leveli, sest vastased, kellega siin võidu sõitsid ja sa võitsid, on ikkagi mehed, kes on ka MM-sarjas teinud päris kiireid sõite. No kindlasti ma arvan, et eks see areng on toimunud, aga eks see on kogu aeg teada olnud, et kiired teed mulle sobivad ja see on ka loomulik, aga nagu ma olen ka varem öelnud, siis aeglasemate rallidel, asfaldirallidel me ei tea üldse enda pilti veel, aga jah, sellistel rallidel tundub, et oleme täiesti, kui kõik sobib, oleme täiesti rütmis. No tegelikult ju järgmised rallid on ka suhteliselt kiired, kui sa tuled Rally Estoniale, siia Soome MM-rallile, et selles vaates no kõik Rally 2 sõitjad maailmas värisegu või? Ei, ma niimoodi päris ütleks, et MM on ikkagist MM, et siin me sõitsime, ei sõitnud isegi ühte päeva MM-ist põhimõtteliselt kokku, et noh, vähe teine lugu, et MM ei ole sõitnud ja eks see on ikkagist üpris teistsugune, aga loomulikult mingisugune põhi on nagu all, et noh, me suudame nagu kiirust näidata, aga et seda kiirust näidata kogu 3 päeva vältel, siis see on nagu hoopis teine lugu, ma arvan juba. Kas see selline võit väärib ikkagi täna väikest täistamist ka või? Eks natuke ikka. Nii, Rait Jansen, Soome meistrivõistluse etapi võit. No mis tunne oli seal Jaspar Vaheri kõrvalistmel olla seda metsikut kiirust niimoodi dirigeerida oma lugemisega? Ei, tegelikult oli väga mõnus, et need katsed on muidugi kiired ja siukseid trikikohti on palju, aga autos sees oli tunne väga mõnus kogu aeg. Et siukest üllatavat nagu siukest
hirmu või sükest asja olnud. No kuidas sa tunnetad seda, et te olete nüüd see aasta teinud paar päris kõva rallit ja teinud seda arengus nagu kõva sammu edasi, et kuidas sina kaardilugejana tunnetad seda võib-olla see vägevat hoogu nagu? Eks ikka, no see hoog on minu arust nagu on suht kohe, kui me selle Rally 2-ga sõitma hakkasime, et on nagu suht okei olnud. Ja nii-öelda ise rohkem ma ei oska hinnata nagu seda praegu. Aga arengu mõttes, mida sa näed, et kust ja mismoodi te peaks nüüd nagu edasi minema, et seda stabiilsust kas või sellel tasemel saavutada? Sõitma. Võimalikult palju sõitma lihtsalt, ma arvan. Et sõitma ja legenditrenni tegema ja selle pealt tuleb. No kaardilugejate kohus on tihtipeale ka roolikeerajate emotsioone alla tõmmata ja et tempod liiga hulluks ei läheks. Et kuidas teil seal autos see on, et kui palju sa pead noort paarilist ohjeldama vahepeal? Pigem vähe, ta on tubli ja tark poiss, et siis kui ikka näha on, et hakkab nagu üle pingutama, siis ma proovin midagi talle öelda, et maha rahuneks, aga muidu ta saab ise ka aru. Ma ütlen vahepeal, et kuule, mis magad siin, et pane gaasi juurde? Ei, sükest asju väga ei ole. No Jasper ütles, et väike tähistamine ka täna on asjakohane, et kuidas sulle tundub, et kuidas see tähistamine võiks välja näha? No ühe õlle võib ikka lubada endale. No, head õlut. Aitäh. No nagu näha, meeste emotsioonid olid ilmselgelt kõrged, aga olid ka teised Eesti mehed ja tegid siin väga head sõitu ja nüüd vaatamegi, kuidas järgmised eestlased selle ralli kokku võtsid. Patrik Janok, Jyvaskyla ralli lõppenud, läbi terve päeva sa oled natuke olnud nagu rahulolematu, et päris head tunnet ei ole saanud, et nüüd 2 viimast kiiruskatset ka, et kuidas sa selle asja kokku võtad? No pigem selle viimase 2-ga nagu sai vähe paremaks seda rütmi, et ma arvan, et see vihm aitas ka, et puhastamist oli justkui vähem ja mõningad nii-öelda muudatused autole ka pigem läksime nagu sama mõtteviisiga, mis Imatras nii-öelda siis seade poole poolt. Ja ma ütleks, et tunne oli vähemalt lõpus parem, et okei, ajad nii ja naa, et päris sinna tippu ei jõudnud, aga ju siis täna oli see meie õige koht, et noh, 100% rahul ei ole, aga vähemalt midagi leidsime siin viimasel 2 katsel. No ütleme, mingit võib-olla stabiilsust saab võtta sellest, et Lauri Joonaga sõitsid eelmisel rallil sekundis ja lõpuks võitsid ja tegelikult täna suutsid ka selja taha jätta, et mingi söke teatud level on ikkagi olemas. No midagi on olemas, et aga näed, Lauri ei olnud täna ka ikkagi päris selle tipuhooga, et noh, ma usun, et natuke see stardipositsioon mõlemale võib-olla pärssis, kuigi näed, lappi sõidab muidugi, tundub igast asendist, et ei ole vahet, aga kindlasti saime jälle mingisuguse väärt kogemuse, auto on terve ja nüüd saab juba siis Rally Estonia poole vaadata, et noh, ma ütlen jälle, 100% tulemusega rahul ei ole, aga vähemalt sai nagu töiselt päeva nii-öelda ära tehtud, et sellega võib rahul olla. Kas võib öelda ka nii, et see ralli tõmbas natuke selle eelmise ralli võiduga kaasnevad sükest pinget või seda mõttelaadi, et pagan, ma olen võitnud, ma pean nüüd uuesti võitma, tõmbas natuke maha, et saad võib-olla Rally Estoniale natuke rahulikumalt vastu minna? Ma ei ütleks, et eriti oleks seda pinget üldse olnud siia tulles, et pigem oli teada, et siin on kiired mehed ja ütleme nii, et me ise mõtlesime, et kui saab sinna top 4 sisse jääda, mis lõpuks ei olnud väga kaugel, siis oleks võinud juba rahul olla, aga noh, okei, tahame ikkagi kiirematega mõõtu võtta, aga ei, ma ütleks, sellist pinget nagu pigem ei olnud ja nüüd veel vähem on, et eks me läheme ikkagi kaine mõistusega sinna Rally Estoniale ja teame, et vastas on tugevad mehed ja tuleb lihtsalt anda jälle endast parim. Aga edu! Aitäh! No nii, Karl-Martin Volver, ralli sõidetud, suutsid 2 viimasel katsel ka külma pead hoida, kuigi tempo oli päris kõrge, et ma nägin sinu rahulolu ka siin, et oled vist päris rõõmus, nagu sa näost ka näha. Jah, ei muidugi ongi esimest korda tulla siia Soome Jyvaskyla rallile Toyotaga, esimene Cruza ralli, esimest korda legendi siin kirjutada. Et ühesõnaga täiskombo ja lõpuks veel vihm ka, et selles suhtes oli täiskombo, mis me siit rallit üldse kohe saime ja ütleme, ma arvan, et üks elu kõige keerulisem ja raskem rallist selles suhtes, et aga kogemust me saime kõvasti. Teame, millega me nüüd peame edasi töötama, et olla nii-öelda kiiremad ja seda meil oligi vaja, et aru saada, kus, mis, mida on ja ühesõnaga siit on nii-öelda siis see hea
hea siis seda legendi poolt ja kõike nüüd analüüsida ja arendada. Ja jah, ühesõnaga, eks lõpupoole kindlasti oli, et eks me viimase katse natuke tahtsime pushida kindlasti, aga eks see vist oli Power Stage ka, nagu ma aru sain, et eks need kohalikud poisid ei läinud ka armu andma, et selles suhtes oli ikkagi tempo teistel ka päris kõva veel siin viimases otsas ja vihmaga ja ka selles suhtes on väga hea kogemus võrrelda ennast siis ikkagi, võime öelda ikkagi maailma tippudega, sest et nad samamoodi sõidavad ju MM-i rallisid ja samamoodi endine Virtsu-sõit ja kõik, et selles suhtes on väga hea seda võrrelda. Eks nüüd ongi vaja splittide põhjal siis välja analüüsida, mis mingid sektorid kaotasime, eks me kindlasti teame, kus me kaotasime, just olid need kiiremad osad, aga selleks me siin olime ja kogemus saada ja eks see tunne ja emotsioon oli peale finišit ikkagi peaaegu samasugune, nagu oleks rallivõit olnud, et see ikkagi oli nagu mega ja see pingelangus, mis peale võistlust meie peale viimast katset oli, et see oli nagu päris suur, et see pinge, mis siia võistlust tulles oli ka ikkagi päris suur, et auto lõpuni tuua kindla peale, kogemus saada, ei tea, mida oodata üldse katsetest, kuidas mingid asjad viskavad, kuidas nad teevad, et selles suhtes oli nagu pinget oli palju, aga tulime selle ilusasti toime ja pingelangus oli mega ja ütleme, et emotsioon on ikkagi väga laes. No kas võib ütelda, et praegu selle ralliga tõestasite, et sina ja Annika peaksite tegelikult kuulumagi kogu aeg siia seltskonda, kes sõidavad neid uhkemaid rallisid ka? Ja, eks ikka on tore olla siin suurte poiste seas, nagu mulle meeldib öelda. Et eks me selle nimel töötame ja eks mul on see, et eks mulle see asi meeldib ja seda asja ma ajan ja kui asi meeldib, siis tuleb seda asja ajada ja nautida seda asja, et selles suhtes ma ikkagi jätken igal viisil, et selles suhtes eesmärk on paigas. No vaatame lähimaid eesmärke. Rally Estonia teadupärast on teil plaanis Võru ralli ka seal vahepeal või? Ja, et Võru ralli meil samamoodi on siis trenni eesmärgiga Rally Estoniaks, et miks meil see Soome otsus siin ja miks Lõuna-Eestit ongi, et üks asi on uued teed, just nukkidega teed, mida me Rally Estonia samamoodi, ja hüpped ja asjad, et üldse aru saada, kuidas see auto mingite nukkide peal, hüpete peal viskab, et sellest on meil vaja nagu aru saada. Ja jah, selles suhtes, et Lõuna-Eesti teed, Rally Estonia teed on meil ikkagi natuke tuttavamad, kui meil siin Soomes on, aga just ongi see nukkide poole, kuidas need viskavad, et sellest me saime siin Soomes väga hästi aru. Eks kogemust on kindlasti rohkem vaja, et seda päris ühe ralli põhjal nagu ei otsusta ja ei tee, aga selles suhtes on ikkagi kogemus on olemas ja läbisime ralli 100%, et jah. Võrus Lõuna-Eestis ka selle sama Toyotaga, mitte oma konstruktorbüroos kokku pandud mänguautoga. Just, et Lõuna-Eestis samamoodi Toyotaga, et ja eks vaatame, äkki saame mõne testi ka sinna veel enne alla teha ja eks ma arvan, et mingil määral on Lõuna-Eesti natuke lihtsamad kui siin, et jah, see on juba natukene tuttavam just see pinnase poole pealt, et samamoodi siin Soomes viimase katseks tuli vihma, et ei tead üldse mida oodata, kui libedaks ta läheb, kas ta läheb libedaks, et tegelikult nagu siin kogemuse pealt ütleks, et väga suurt vahet tegelikult ei olnud, et okei, võib-olla vihma ei tulnud nagu nii palju, et jah, mõned kohad oli natuke libedamad kui muidu, aga jah, selles suhtes oli hea kogemus. Aga edu sulle järgmisteks rallideks. Aitäh! Joosep Praet-Nõgene ralli on sõidetud. No see on aastas näha, et võib-olla päris, kuigi sa praegu naeratad, siis võib-olla päris seda rahulolu ei ole. Või kuidas sa ise selle ralli kokku võtaksid? Ma arvan, et jah, võib-olla kindlasti natukene läks kehvemini, kui me lootsime. Aga tegelikult ütleme, täna hommikul see SS23 nagu olid isegi suht palju lubavad, aga kahjuks sealt edasi läks allamäge. Mitte isegi nagu enesekindluse mõttes, vaid lihtsalt kuidagi ei tulnud välja seekord, sest tegelikult auto seadistus toimis meil ju hästi ja aga Martin sai hästi hakkama, kui võtta arvesse, et ta tegelikult luges esimest korda Soomes ja Rally 2-le, et selle üle tasub uhke olla ja aga jah, ütleme, pikas perspektiivis ma arvan, see oli hea ralli Soome MM-iks ja kui ma nagu tagasi eelmisel aastal vaatan, siis minu arust see Soome MM oli isegi nagu lihtsam sõita, sest oli kuidagi nagu loogilisem kui see ralli, et siin oli hästi palju sükest kitsast ja ebamugavaid sektsioone, ja kohe kui nagu läks laiaks ja sükseks trampliinidega ja klassikaliseks Soomeks, siis ma tundsin ennast nagu jälle mugavalt, et ma arvan, liiga suuri järeldusi tasusid teha, et nüüd ootab Rally Estonia ka ees, et seal on kindlasti hoopis teine lugu ja teine hoog. No vahepeal sa tead ka Võru rallit, eks ole, et saad seal ka proovida, et
seal on jälle oma kaardilugeja tagasi, et sa ju ralli eel küll arvasid, et võib-olla väga palju ei tohiks kaardilugeja vahetus, ajutine vahetus mõjutada, aga kui sa nüüd oled ralli ära sõitnud, sa küll ütlesid, et sai hästi hakkama, eks ole, aga midagi, mingid nüansid see kindlasti ikkagi sees on, kui pole harjunud. Kindlasti ta nagu alateadlikult natuke mõjutab, aga ja noh, eks meil oli ka olukordi, kus võib-olla ei olnud nagu ideaalne see lugemine, aga noh, selles mõttes ega sõit ei olnud ka ideaalne, et eks mõlemal oli selles mõttes keeruline, aga no ma ka ütlesin, mingit ühtegi sükust kaardilugemise poolt ühtegi viga ei olnud ja ma arvan, selle taha midagi ei jäänud, et pigem ma arvan, ma natukene olin ise oma legendiga kohati hädas, et võib-olla olin natuke negatiivselt kirjutanud mingeid kohti, mis olid siuksed ebakindlad, et siis seal kohe hävisime ka, aga jah, ma arvan, selle kaardilugeja taha ei jäänud kindlasti midagi. Selge, aga edu sulle edasi. Aitäh! Üvaskõla ralli on sellega lõppenud, vihma sajab ja oligi selleks muidugi paras aega, nagu näha on siin kiiresti ka rallipark kokku korjatud või viimased autod aetakse veel treilerite peale ja läheb kodupoole või hotelli sõit, kes siis kuhu. Ja lõppes see siis Jaspar Vaheri võiduga, kuigi siin olukord läks ka pisut teravaks pärast seda, kui intervjuud olid jagatud, auhinnad kätte antud, sampus pritsitud, selgus, et Jaspar Vaher teenis 4 trahvisekundit eelviimase kiiruskatsel virtuaalses šikaanis väikese kiiruse ületamise eest, kuid õnneks see karistus oli piisavalt väike, et jääda ikkagi 1,6 sekundiga Esa-Pekka Lappi ette ralli võiteks ja olgem ausad, Lappi muidugi seal autostamise ajal ka päris kibeda hapu näoga vaatas eestlaste suunas, kui auhinnade jagamiseks läks, nii et midagi pole teha, aga meie mõistes muidugi lõpp hea, kõik hea ja võit jäi ikkagi kätte. See oli siis täismängu kokkuvõtte Jyväskyläs toimunud Eesti ja Soome autoralli meistrivõistluste etapist. Järgmine kord oleme juba Kreekas WRC rallil, kus taas eestlased ka sõitmas, nii et püsige meie kanalil ja loomulikult lisaks rallile jälgige meie jalgpalli MM-i stuudiot.